Tšau, tere tulemast järgmisse vlogi. Täna on mu reisi 8. päev. Ma jätsin 1 päeva vahelt ära, aga ma seletan pärast miks. Ma olen liikunud veidi põhja poole ja täna muusika on kõige tähtsam asi videos. Mäletate seda ideed, millest ma rääkisin? See ongi see idee. Ma valisin 2 muusikapala ja ma teen video nende järgi. Täna siis ma valisin sellise hästi kurvast, et see on nagu väga suures kontrastis minu tavaliste ülirõõmsate videotega. Nii et järgmised 5 minta on päris masendavad. See idee tuli tegelikult sellest, et ma ei kuula üldse vabal ajal muusikat. Ainus muusika, mis ma kuulan, ongi siis, kui ma editin videot. Nii et ma mõtlesin, et see oleks sinu huvitav challenge midagi uut. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who's come. Ma just vaatasin tund aega videoid, miks on muusika tähtis inimestele. Ja oleme ausad, ma ikka veel ei tea. Hästi palju räägiti seal sellest, kuidas muusika on kõikjal meie ümber ja et ilmselgelt see ei ole lihtsalt asi, mida sa kuulad ja mille pealt raha teenitakse. Eriti inimeste algusaastatel, kus nagu kõik traditsioonid ja rituaalid olid muusikaga ja ega sa tänapäeval ka väga pulmi ja mingi baaris käimisi kujutaks ette ilma muusikata. Muusika tekitab nii palju tundeid inimestes ja lisab nii palju filmidele ja videotele. Aga ma ikka veel ei tea, mis see on. Ja ma võib-olla ei saagi teada, mida muusika tähendab, aga ma saan teada, mida see üksik pala mulle tähendab. Nii et nüüdsest ma lasen muusikal ennast juhtida. Legit see muusika või see mõte sellest, et ma teen vähese värviga ja masendava video rikkus mu tuju ära. Mul on praegu lihtsalt nii halb tuju ja ma ei suuda korralikult mõelda. Ja nagu see sobib video tegemiseks, selles mõttes, et tulebki hea masendav video, aga ma päriselt rikkusin enda tuju ise ära selle muusikaga. Nagu ma lubasin, siis muusika juhib seda videot ja mul tuli täiega tahtmine kerjata. Ja no, YouTube ei too raha sisse ka, nii et veidi rahalised probleemid on siin reisil praegu. Ma läksin poodi ja küsisin endale kasti, laenasin kuskilt ühe pastaka ja ma arvan, ma olen valmis kerjama. Actually tegin seda, ma ise ka ei suuda uskuda, aga ma kerjasin just tänaval. Ma tegin seda mingi tund aega ja kui tegi huvitab, siis ma sain 7 €, mis on 68 Rootsi krooni. No igatahes see on väga üllatav ja see oli nii õudne alguses ja oh my god, mul on täiega hea tunne praegu. Mul algas päev väga halvasti tegelikult, sest ma alustasin video tegemist alles mingi kell 1 või 2 on ju. Ja ma olin väga stressis selle üle, kas ma päriselt julgen minna kerjama ja kust ma saan pappkasti, kust ma saan pastaka ja kust ma saan asjad millega žonglöörida, kas inimesed päriselt annavad raha. Ja kuna ma ei tea ka muusikast mitte midagi, siis väga jube tundus hakata sellest rääkima või seda üldse videos testida. Tšau, täna on 11. päev. Ma jätsin 2 päeva vahele, sest et ma ei teagi, ma lihtsalt ei suutnud filmida, ma võtsin isegi kaamera kätte. Ma eile isegi nagu filmisin mingi jupi ja siis ma ei lihtsalt nagu, see on halb. Mu lens on mingi ülimust hästi pekkis. Ma puhastan selle ära, paneme rõõmsa muusika peale, mis ma valisin varem valmis ja vaatame, mis ma suudan teha sellega.
see on suht halb ilm tegelikult esimest korda, et on pilved ja on üsna külm, aga ma ei tee ka otseselt trenni praegu, et ma lihtsalt liigun ringi, avastan linna ja teen vahepeal saltoasi. See on lihtsalt nii hea vibe on kuidagi sees. Ma esimest korda tegin endale muusika playlisti ja see annab päris palju nagu motivatsiooni juurde kuidagi või rõõmu, ma ei tea, energiat. Mul oli selle videoga mõte, et siin videos tuleks selline kontrast, et esimeses videos oli eriti värve niimoodi ja siis teises video pooles on hästi värviline, rõõmus, aga see ilm kinda rikub kõik need mõtted ära, see taevas on nii valge ja just täna pole päriselt mitte ühtegi värvi. Ainus rõõmus asi olen siin mina, sest et ma sain spagette ja vahepeal lihtsalt ideed failivad, nagu vahepeal ei tule kõik eriti välja ja see on väga-väga okei. Aga ma leidsin siin mingi huvitav batuudi, mis on suht selline katkine, aga ma teen mõned hüpped. Te võiksite nii kaua minna followda mind Instagramis, ma olen suht aktiivne seal, peaaegu sellised daily postid ja tõesti hoian teid kursis kõigega ja tõesti, li.laver, vaadake üle, mis seal toimub, soovitan kindlasti. Oh! Aga enne kui see video päriselt läbi saab, ma näitan teile ühte klippi, mis ma tegin Vibramile. Ja aitäh vaatamast, loodan, et video meeldis, pane kindlasti subscribe, kui sa oled uus ja kommenteeri, kas mul on kommentaare või? Palun kommenteerige. Tegelikult ma tahaks teha sellist asja, et nagu Märt editib minu eest video, ehk siis oleks näha, milline on nagu tema filmimise see keel ja tema see nagu editimise stiil kõik on ja näha, kui palju tuleb video erinev selle tõttu, et kes editib seda ja üldse oleks kõik tehtud nii-öelda tema stiilis, aga ikkagi videos oleks mina, aga ta ei viitsi teha seda. Nii et kommenteerige, Märt, palun tee seda. Ehk siis nagu peer pressure ime teda, sest et see tundub lahe idee kuidagi proovida, et lihtsalt, kas ma julgen üldse kaameras esineda, mul on nagu täiega anxiety vahepeal sellega, et nagu ei julge kaameraga rääkida ja kujutate, kui keegi teine on terve aeg seal kaameradega filmib ja tundub lahe, et idee. Kirjutage kommentaarides, et Märt teeks seda, sunni mida ta tegema. Okei, tšau!